Milleniaalid surevad sõna otseses mõttes ja kedagi ei paista see huvitavat. Seda põlvkonda, mida pidevalt kritiseerivad beebibuumerid ja pilkavad Z-generatsiooni esindajad, võitleb vaikselt ellujäämise nimel. 2019. aastal ulatus 25–34-aastaste milleniaalide suremus 128,8 surmani 100 000 elaniku kohta. Sellist arvu polnud nähtud alates 90ndate keskpaigast. Siis tõukas Covid selle üle 180. Miks seisab see põlvkond silmitsi kriisiga, millest keegi ei räägi? Mis muutis milleniaalid selliseks ja kes või mis kujundas nende raskusi? Mina olen Jos ja tänases saates The Infographic Show uurime milleniaali psühholoogiat. Kas inimestele meeldib see või mitte, milleniaalid kujundavad maailma. Neid on nüüd 72,1 miljonit, mis tähendab, et nad ületavad arvuliselt beebibuumerid ning nende mõju on võimatu eirata. Milleniaalide kohta on veel häid ja ootamatuid andmeid. Nad on kõige iseseisvam põlvkond kogu ajaloos, mitte ainult viimastel aastakümnetel, vaid kogu teadaolevas ajaloos. Solstoni. 2025. Aasta andmed näitavad, et vastupidiselt sellele, mida beebibuumerid ehk nende vanemad võivad arvata, on milleniaalid omal jõul hakkamasaamise ja autonoomia poolest väga kõrgel kohal. Teisisõnu, nad ei lähe lihtsalt vooluga kaasa. Nad rajavad oma tee. See on loogiline. Nad on ainus põlvkond kontoris, kes oskab arvutit ilma abita kasutada, kuid paljud teised asjad nende elus ei lähe nii hästi. Ja see algas juba enne, kui nad jõudsid keskkooli. Beebibuumerid tulid maailma ja majandusse täiesti teistsugustes oludes kui milleniaalid ja see tekitas lõhe. Nad arvasid, et kui sa teed kõvasti tööd, siis liigud ülespoole, teenid hästi, ostad kodu ja lood pere. Aga see ei ole nende laste jaoks tegelikkus. 2022 aastal elas peaaegu 16% milleniaalidest endiselt koos vanematega ja sel ajal oli noorim milleniaal juba 26-aastane. Oletame, et oled 32-aastane milleniaal, kes on kolinud tagasi vanemate juurde. Viimase aasta jooksul oled saatnud välja 500 tööavaldust. Alustasid oma erialaga seotud ametikohtadest, siis proovisid midagi natuke sarnast. Ja nüüd saadad lihtsalt avaldusi igale poole, kus makstakse palka. Ja mis on kõige hullem? Sa oled kuu aja kaugusel sellest, et tõsiselt OnlyFansi konto tegemist kaaluda. Suisa ei saa aru, miks sa ei võiks lihtsalt minna ja enda ettevõttes kellelegi tutvustada. Ütle, et otsid tööd. 62% tema põlvkonnast nõustub selle taktikaga, võrreldes ainult 40% milleniaalidega. Beebibuumerid jäid samale töökohale keskmiselt 10–15 aastaks. Milleniaalid, neil veab, kui nad saavad ühes ettevõttes olla 3–5 aastat. Koos elamine tähendab ka kahe väga erineva psühholoogia toomist ühe katuse alla, eriti kui rääkida nende tegelikust psühholoogilisest seisundist. Milleniaalid on palju avatumad oma emotsioonide, raskuste suhtes ja ei ole abi otsimise vastu. 2021 aastal läbi viidud uuringus, kus osales 2000 ameeriklast, ütles 45% milleniaalidest, et nad on valmis teraapiast abi otsima. Beebibuumerid, see number ulatus vaevu 8%-ni. Ja see oli uuring, mis viidi läbi pandeemia keskel. Kui võiks arvata, et inimesed vajavad abi, võib-olla on just see kooselamise korraldus osa sellest, mis on tekitanud nii palju hõõrumist milleniaalide ja beebibuumerite vahel. See pole ainult meedianarratiiv. UCL-i juhtimiskooli dotsent Felix Stanbolt leidis, et need kaks põlvkonda väljendavad teineteise suhtes palju rohkem vaenulikkust kui kellegi teise suhtes. Aga samal ajal kui beebibuumerid muretsevad, et milleniaalide väärtused pööravad nende elukorralduse pea peale, on milleniaalid mures millegi palju praktilisema pärast. Nad näevad, et vanemad põlvkonnad keelduvad oma töökohti vabastamast või kodusid müümast ning see takistab milleniaalidel oma tulevikku üles ehitamast. Tulemuseks on reaalne ja käegakatsutav kahju nende karjäärile, rahalisele olukorrale ja võimalustele. See erinevus vaatenurkades võibki seletada, miks milleniaalid on nii avatud oma probleemidega tegelemisele. Nad kasvasid üles buumerliku kannata ära mentaliteediga, mis tegelikult ei aidanud kedagi nende peres. Seetõttu püüavad nad täna tõepoolest oma vaimse tervisega tegeleda. Ja neil tuleb palju tööd teha, sest ajastu, milles milleniaalid üles kasvasid, tegi nende psüühikale tõsist kahju. Kujuta ette, et on aasta 2003, oled milleniaal ja alustad just keskkooli. Su keha muutub ja sa tunned end sellepärast veidi ebakindlalt. Täiesti tavalised teismelise mured. Aga 2000-ndatel, kui enamik milleniaale olid alles teismelised, läks midagi valesti. Meedia, ühiskond ja isegi nende enda pered ei pannud lihtsalt nende raskusi tähele. Nad võimendasid neid ja muutsid need 1000 korda hullemaks. 2000-ndate alguses oli 90-ndate heroin chic välimus täielikult popkultuuri üle võtnud. Ajalehtedes ja telesaadetes olid enamik naisi põhimõtteliselt muutunud nahaks ja luudeks. Tagajärjed olid reaalsed. Söömishäirete, nagu anoreksia ja bulimia, esinemissagedus tõusis hüppeliselt.
Chao ja Incinossa uuringu kohaselt kasvas söömishäirete tõttu haiglaravivajadus aastatel 1999-2000 ja 2005-2006 plahvatuslikult. See oli eriti märgatav millenniaalide seas, kes olid siis alles eelteismelised, teismelised või 20. alguses. Haiglaravi vajadus kasvas 12–19-aastaste seas 18%, 19–30-aastaste seas 19% ning alla 12-aastaste seas lausa 119%. Terve põlvkond oli rünnaku all. Millennialid kasvasid üles ühe kõige moonutatumate kehapiltidega läbi aegade ja paljude jaoks pole see siiani muutunud. 2020 aasta kehakindlust käsitlevas uuringus olid kõige ebakindlamad naised millenniumi põlvkonnast. 25–34-aastased naised hindasid oma kehakindlust 37 punktiga 100. See on vaevu pool läbikukkumise hindest. Kui sulle meeldib see põhjalik pilk põlvkonna psüühikasse, kes kunagi arvas, et avokaadovõileib on investeering, siis kindlasti pane like, jaga ja telli kanal. See paneb ka meie kirjutajad end veidi rohkem täiskasvanuna tundma. Kui pidev võitlus oma kehaga, et kõhnaks jääda, polnud juba piisavalt kurnav, said millenniaalid esimest korda maitsta veel üht mõtteviisi, mis neid kogu elu kummitama jääb. Rügamiskultuur. Tuntud ka kui tee läbipõlemiseni. Sa oled millenniaal, on aasta 2006 ja sa oled just lõpetamas keskkooli. Sinu vanemad, karjäärinõustajad, kogu maailm ütleb sulle, et ülikool pole mitte ainult oluline, vaid ka vajalik. Võid olla isegi esimene põlvkond oma peres, kes saab ülikooli kraadi. Hakkad kandideerima parimatesse koolidesse, kuhu pääseda võiksid ja siis see juhtub. Sind võetakse vastu oma unistuste kooli ja siis näed õppemaksu. Su lõug vajub lahti. Võib-olla saad lisatööd teha, et seda katta. Võib-olla mitte. Mitte nii kiiresti. Üks uuring leidis, et aastatel 1988–2018 tõusis õppemaks erakõrgkoolides keskmiselt 129%. Taskukohasemate riiklike kõrgkoolide õppemaksud tõusid aga lausa 213%. Varem said inimesed suvise või osalise tööajaga töö eest saadud palgaga õppemaksu ära maksta. Enamiku millenniaalide jaoks see enam ülikooli jõudes nii ei olnud. Ilmselt on aeg võtta laen, mis mitte mingil moel sinu tulevikku ei mõjuta. Lõppude lõpuks toob see kraad sulle ju töö, millega saab korralikult raha teenida, eks? Enamiku millenniaalide jaoks mitte. Ühes uuringus leiti, et 35. eluaastaks oli 17% beebibuumeritest jõudnud ülikooli kaudu prestiižika ja hästi tasustatud erialani nagu õigusteadus või meditsiin. 35-aastaselt oli sama saavutanud vaid 7,3% millenniaalidest. See on vähem kui pool. Miks siis millenniaalid ei jõua kõrgepalgalistele ametikohtadele, suurendades sellega oma psühholoogilist koormust? Sest süsteem on muutnud selle nende jaoks peaaegu võimatuks, luues kohutava rabelemiskultuuri, mis viis enamiku kiiresti läbipõlemiseni. Ja miks millenniaalid läbi põlevad? Nad sisenesid tööturule ühe viimase aja kõige raskema majanduslanguse ajal. Töökohti oli vähe. Algustaseme palgad olid suhteliselt madalad ja inimesed olid tänulikud kõige eest, mida nad said. Kellogg School of Managementi strateegiaprofessor Nicola Bianchi uuris tingimusi, mis kujundasid millenniumi põlvkonna töörabamise mõtteviisi. Tema töö annab meile aimu, kui lootusetu oli tööturg millenniumi põlvkonnale. Kui sa sisenesid tööturule 2010. aastal, siis palju õnne. Globaalne majandus kukkus auku. Tööpuudus sinu põlvkonna seas oli Pew Research Centeri andmetel umbes 12–19%. Isegi kui sul on bakalaureuse kraad majanduses, maksad sa iga kuu tuhandeid laenude eest ja ainus töö, mida saad, on jaekaubanduses. See aitab arveid maksta, enam-vähem. Paari aasta pärast avaneb ühes ettevõttes ametikoht, mis on tegelikult sinu erialaga seotud ja siis, boom, saadki tööle. Tee mõned aastad rasket tööd ja saad hakata karjääriredelil ülespoole liikuma. Aga varsti märkad, et sa ei liigu üldse edasi ja enamik sinu ümber olevatest inimestest ka mitte. Miks? Majanduslangus ja selle järelmõjud lõid olukorra, kus beebibuumerite põlvkond muutus oma juhtivatelt ametikohtadelt pensionile jäämisel ettevaatlikumaks. Karjääriredelil ülespoole liikumine muutus raskemaks kui kunagi varem. Tulemuseks oli lootusetuse ja lõputu rabelemise segu. See on millenniaalide põlvkonna peamine väljakutse. See muudab ka millenniaalid tõenäolisemalt ettevõtteid ja karjääri vahetama. Nad on ettevõttele lojaalsuseeliste ja Ameerika korporatiivse töömaailma suhtes üldiselt vähem optimistlikud. Aga nad töötavad palju kauem ja kõvemini, et ots otsaga kokku tulla ning suudavad paremini põhjendada omaenda teed edasi. Seega, vastupidiselt levinud arvamusele ei ole millenniaalid laisad ega raiska kogu oma raha. Nad on ülekoormatud ja vaesemad kui teised põlvkonnad. Töötajate tootlikkus on alates beebibuumerite ajast tööjõus kuni tänapäevani kiiresti kasvanud.
Aastatel 1979 kuni 2021 kasvas USA töötaja keskmine tootlikkus 64,6%, kuid palgad tõusid vaid 17,3%. Adja, sinu 64-aastane töökaaslane kontoris saab palju rohkem palka kui sina. Tegelikult rohkem, kui sina tõenäoliselt niipea üldse teenida suudad. Aastatel 1979 kuni 2018 kasvas palgalõhe üle 55-aastaste ja alla 35-aastaste töötajate vahel 61%. See pole ainult USA nähtus. Bianchi uuring näitas, et pärast seda, kui Itaalia tõstis 2011 aastal pensioniiga 67 aastani, läks noorematel töötajatel olukord veelgi halvemaks. Äkitselt läksid kõik hüved vanematele töötajatele. Kõik teised pidid lihtsalt hakkama saamiseks vaeva nägema. Aastatel 1985 kuni 2019 kasvas töötajate keskmine vanus Itaalias 19%. Samal perioodil hakkasid kõik üle 55-aastased ka palju rohkem teenima. 56-aastaste palgad kasvasid 33%, samas kui 65-aastased said 53% palgatõusu. Aga alla 35-aastaste palk tõusis vaid 14%. Vanemate ja nooremate töötajate keskmise palga erinevus peaaegu kahekordistus, kasvades 96%. Pole ime, et millenialid on lõpuks täiesti läbi põlenud ja palju kurvemad kui nende beebibuumeritest töökaaslased. Mitmed uuringud on leidnud, et nad on kõigist põlvkondadest kõige läbipõlenumad. Ühes uuringus leiti, et 66% milleniaalidest teatab mõõdukast kuni kõrgest läbipõlemisest, samas kui beebibuumerite seas on see näitaja 39%. Asi läheb veel hullemaks. Teisest 1000 USA töötaja seas läbi viidud küsitluses selgus, et 77% milleniaalidest on kogenud läbipõlemise sümptomeid, samas kui beebibuumerite seas oli see vaid 38%. See palgalõhe koos väheste arenguvõimalustega mõjutab tõsiselt nende vaimset seisundit, mis kajastub ka teises küsitluses. Vaid 47% milleniaalidest hindas oma isiklikku heaolu keskmisest paremaks. Sama tegi 84% beebibuumeritest. Me kõik oleksime vaimustuses, kui meie maja väärtus oleks 5-kordistunud ja me saaksime enne pensionile jäämist kaugelt kõige suurema palgatõusu. Teadlased ei arva lihtsalt niisama, et rahalised probleemid on milleniaalide läbipõlemise ja stressi peamine põhjus. APA 2023 aasta Stress Ameerikas uuring näitas, et milleniaalid on rahalise stressi küüsis. 67% 18–34-aastastest ja 63% 35–44-aastastest tunnevad, et rahamured neelavad nad täielikult endasse. Beebibuumerite seas on see näitaja vaid 13%. Rahamured muserdavad milleniaale. Ja kuigi nad on saanud üsna tagasihoidlikke palgatõuse, ei tähenda see paremat elukvaliteeti. Oxfam avastas, et 25–34-aastased töötajad teenivad umbes $4200 vähem, kui nad oleksid teeninud 30 aastat tagasi. See on osaliselt tingitud kasvavast ebavõrdsusest jõukates riikides, mis on kestnud juba mõnda aega, ning üldisest ettevõtete stagnatsioonist. Milleniumlased on paremini haritud kui varasemad põlvkonnad, kuid samal ajal alatasustatud, suures stressis ja palju suuremas võlas. Ja neil on vaja palju rohkem raha lihtsalt toimetulekuks, sest nende osa riigi rikkusest on selles vanuses tunduvalt väiksem kui beebibuumeritel. Progress, unusta ära. Kuid Föderaalreservil on teine teooria, miks milleniumlased kulutavad vähem. Neil on vähem raha. Milleniumlased ei saa isegi neid hüvesid, mis veel mõned aasta tagasi olid peaaegu garanteeritud. Aastatel 2000 kuni 2021 vähenes töötajatele pakutava tervisekindlustuse saanud ülikooli lõpetajate arv 22% võrra. See on loonud palju ebakindlama põlvkonna, kes kõhkleb suurte elueesmärkide, näiteks pere loomise poole püüdlemisel. Milleniumlased kuuluvad ka nannenamune põlvkonda, kes hoolitseb nii laste kui ka vanemate eest. See tähendab, et paljud hoolitsevad nii väikeste laste kui ka vananevate vanemate eest ja see lisab veelgi rohkem stressi. Osa põhjusest, miks nad on võileiva põlvkond, on see, et nad ootavad laste saamisega kauem, kuni nad suudavad lapsi ülal pidada. Selle põhjuseks on väga kõrged elamiskulud enamikus lääneriikides. Tänapäeval võtab inimestel kauem aega, et saada rahaliselt stabiilseks ja kui me ütleme kauem, siis me mõtleme, et võib olla terve elu jooksul. Aastatel 1980 kuni 2023 on naiste abiellumise mediaanvanus tõusnud 29%, 22 aastalt 28,4 aastani. Naiste esimese lapse sünni mediaanvanus tõusis 23%, 22,6 aastalt 27,9 aastani. Ainult 13% milleniumi põlvkonnast valis varajase abiellumise ja lapsevanemaks saamise. 27% beebibuumi põlvkonnast tegid sama. Kuigi see pole kõigi milleniumi põlvkonna jaoks tingimata halb, ei ole abiellumise ja laste saamise edasilükkamine valik, vaid rahaline vajadus. Oletame, et oled milleniumi põlvkonna naine, 32-aastane ja soovid last saada.
sa tead, et pead üsna varsti pärast sünnitust tööle tagasi minema, sest sinu kontor ei paku eriti vanemapuhkust ja praeguses majanduses pole ka lihtne uuele töökohale saada. Nii et sa püüad välja selgitada lastehoiu maksumust ja hakkad helistama oma piirkonna lastehoidudesse. Sa saad kõigi kuuldud pakkumiste põhjal keskmiseks summaks $2500 kuus. Lastehoiu hind on alates 1990 aastast tõusnud 220% ja see pole isegi täielikult usaldusväärne. 2023 aasta Kids County raport leidis, et üle poole töötavatest vanematest on pidanud viimase 3 kuu jooksul tööle hilinema või varem lahkuma lastehoiu probleemide tõttu. Veelgi hullem, 23% neist vanematest teatab, et nad on nende probleemide tõttu töölt vallandatud. Sa vaatad eelarvelehti ja saad aru, et sa ei saa mitte ainult lastehoidu endale lubada, vaid võid selle tõttu ka töö kaotada. Seejuures pole arvestatud kõiki uusi riideid, võrevoodeid, pudeleid ja mähkmeid, mida sa pead ostma. Baby Center leidis, et esimese aasta beebiga seotud kulud ulatuvad vanemate jaoks umbes $20,400. See ei hõlma enamasti sünnitust ega päevahoidu. Beebi kasvatamise kulud võivad neelata kuni 22% majapidamise sissetulekust. Care.com leidis, et keskmine lapsevanem võib kulutada kuni 29% oma säästudest lastehoiu peale. Võrdluseks, USA tervishoiu- ja inimteenuste ministeerium soovitab peredel kulutada lastehoiule mitte rohkem kui 7% oma majapidamise sissetulekust. Nende suurte kulude tõttu on pooled emad muutnud oma pereplaane. Veerand potentsiaalsetest emadest on otsustanud saada vähem lapsi. Tohutud kulud on mõjutanud kõiki millenniumi põlvkonna mõtlemise aspekte, isegi nii isiklikku asja nagu sünnitamine. Kuid samal ajal, kui suur osa millenniumi põlvkonnast vaevleb ots otsaga kokkutulemise nimel, läheb teisel osal neist paremini kui kunagi varem. Ja see on sellepärast, et ebavõrdsus on aastate jooksul kiiresti kasvanud. Gini indeks tõusis aastatel 1968 kuni 2022 koguni 25%. See on loonud tohutu heaolulõhe millenniumi põlvkonna sees. Näiteks madala kvalifikatsiooniga teenindustöötajad beebibuumerite põlvkonnas võisid siiski loota korralikule elule. 63% neist omasid 35-aastaselt oma kodu. Sama vanuserühma seas millenniumi põlvkonnas omas oma kodu vaid 42%. Kõige vaesematel millenniumi põlvkonna esindajatel, umbes 14% neist, on tegelikult negatiivne netoväärtus, samas kui beebibuumerite seas oli see näitaja vaid 8,7%. See tohutu ebavõrdsuse lõhe tekitab killustatud kogukondi ja pahameelt, mis sageli väljendub kuritegevuses ja vägivallas. Koos rangema politseitööga on see viinud selleni, et millenniumi põlvkonna seas on vangistamismäärad võrreldes varasemate põlvkondadega samas vanuses oluliselt kasvanud. Kuigi kuritegevuse määr Ameerika Ühendriikides on langenud, siis mida see kõik tähendab? Millenniumi põlvkond on kaotanud oma usu. 2014 aastal leidis Pew Research Center, et vaid 50% millenniumi põlvkonnast ütles, et nad usuvad kindlasti Jumalasse. 64% X-põlvkonnast ja 70% beebibuumeritest ütlesid sama. Tegelikult ei kuulu 35% millenniumi põlvkonnast üldse ühegi organiseeritud religiooni juurde. Katoliku kirikus päevavalgele tulnud skandaalid ei aidanud sellele tõenäoliselt kaasa. Kõik see on mõnele millenniumi põlvkonna esindajale tagasilöögi toonud ja teistele depressioonis süvendanud. Kuid paljud neist, olles väga iseseisvad, rajavad lihtsalt oma enda teed. Psühholoogid nimetavad seda eluverstapostide suhtes agnostiliseks hoiakuks. Paljud millenniumi põlvkonna esindajad ei usu, et on olemas kindel vanus, milleks peaks olema abiellutud, ettevõte asutatud või haridus omandatud. Inimesed abielluvad ka 40-ndates eluaastates. Nad lähevad 30-ndates tagasi kooli või muudavad elu jooksul mitu korda täielikult oma karjääriteed. Ja see ei hirmuta neid nii palju, kui see võiks hirmutada teisi põlvkondi. See võib olla sellepärast, et millenniumi põlvkond kasvas suureks terrorismirünnakute, rahvusvaheliste majanduslanguste ja ühe viimase aja halvima tööturu ajal. Nii et pole midagi, mida see maailm võiks neile ette visata, mida nad mingil kujul juba näinud poleks. Aga see võib olla ka sellepärast, et samas Soulstone'i andmestiku järgi said millenniumi põlvkonna esindajad kõigist põlvkondadest kõige kõrgema tulemuse omadusel, mida nimetatakse tegutsemiseks. Soulstone kasutab seda inimese avatuse hindamiseks uutele kogemustele, mis tuleb millenniumi põlvkonnale kasuks, kui nad peavad tulevikus toime tulema uue reaalsusega, kus neil pole kunagi võimalik pensionile jääda. Helgen Pool on see, et American University 2015 aasta uuringu kohaselt on vaimse tervise teemadel rääkimine millenniumi põlvkonna seas muutunud normaalseks. Kuna nad kasvasid üles kuuldes ärevusest, depressioonist ja söömishäiretest, on nad palju altimad oma probleemidest rääkima sõprade või terapeudiga. Ja olgem ausad, seda neil ka vaja läheb. Kui soovid näha, kuidas millenniumi põlvkond sobitub suuremasse pilti ja kuidas iga põlvkond on erinevalt kujunenud, vaata videot Iga põlvkond selgitatud 10 minutiga või klõpsa selle asemel sellele videole.